Nii, tere kõigile ka minu poolt, olen siis Keijo Lindeberg. Kas mul hääl peab vastu, mul eile häält üldse polnud, täna juba natukene on, nii et loodetavasti see tund aega läheb meil hästi. Aga jah, et räägime siis määrusest 2023/988, mis nagu Kati juba mainis, siis seda kohaldatakse alates detsembrist eelmisel aastal. Ehk siis tänaseks kuskil 1,5 kuud peaks kõik e-poed ja ka kõik nende kauplemiskeskkondade omanikud või teenusepakkujad seda määrust järgima. Sissejuhatuseks võib-olla ka nii palju, et tegelikult ka Eesti seadused on muutmisel. Täna hommikul veel kontrollisin üle, eelnõu on olemas, eelnõu teksti järgi pidi see seaduse muudatus jõustuma juba eelmine aasta, aga sellega siin läheb ka ilmselt veel aega. Ja mis on jah, võib-olla sissejuhatuseks veel rõhutada, et me räägime määrusest. Kui me räägime üldse Euroopa Liidu õigusaktidest, siis need jagunevad eelkõige kaheks põhiõigusaktid, et direktiivid ja määrused. Et kui direktiiv sätestab sellised eesmärgid, mida siis iga liikmesriik peab saavutama, vahet pole siis kuidas, noh, ja okei, jah, päris vahet pole, võib-olla ei saa öelda, aga siiski on suured võimalused, siis määrus on otsekohalduv, ehk siis määrus ongi põhimõtteliselt seadus, mis tähendab seda, et määruse alusel ei saa ega tohi riik siis teha nii-öelda oma seadust, vaid määruse puhul me lähtumegi sellest, mis on siis määruse tekstis ja ta ongi siis võrdväärne seadusega või tegelikult isegi nagu tähtsam kui seadus. See oli siis lühi sissejuhatus. Mina olen siis Keijo Lindeberg, advokaat Lindeberg. Oleme siis ka Eesti E-kaubanduse Liidu koostööpartner. Ma korraks veel küsin vahel, et kuidas sa nende küsimustega tahad, kas pannakse chati kirja? Küsimused pigem kirjutame chati, sellepärast et need teemad on siin, slaidid on ka sellised, et võib natukene läbisegi. Ehk küsimused pigem jätame lõppu, vaatame siis, kuidas meil ka ajaliselt on, sest meil aega on ju päris vähe, umbes tund. Ja siis lõpus on nagu parem üle vaadata, et millest ma juba olen rääkinud, mis on lahendatud, millele ma siis vastan. Nii et ühesõnaga kirjutame chati, sealt on kõige lihtsam ka nagu kõigil lugeda ja endal ka. Nii, ühesõnaga, olen siis advokaat Lindeberg ja iseenesest jah, põhitegevusvaldkonnad ongi, ütleme, leping, äriõigus, e-kaubandusega olen päris palju kokku puutunud. Olen ka siis Eesti E-kaubanduse Liidu esindajana tarbijaõiguste komisjoni liige, kuigi jah, seal on nüüd see praktika muutunud, et tegelikult seal tehakse nüüd ainult üheses koosseisus neid lahendeid, nii et ametlikult ma seal olen, sisuliselt pole seal nüüd ammu see täiskoosseis kohal käinud. Aga aitab siis sissejuhatusest, lähme sisu juurde. Alustame mõistetest. Ehk siis selleks, et üldse sellest määrusest aru saada, kes mida tegema peab, siis etteruttavalt võib öelda, et selle määruse põhiline reguleerimise eesmärk on siis, või ütleme, üks olulisemaid, on siis internetipõhise kauplemiskoha pakkujate tegevuse reguleerimine. Ehk siis internetipõhise kauplemiskoha pakkuja ei ole tavaline e-pood. Kui mina teen endale ise e-poe, müün seal, ma ei tea, 3 melkurit ja mingeid selliseid asju, siis minule see säte ei kohaldu. Kui ma nüüd teen sellise kodulehe ja võimaldan 3 sõbral sinna tulla ka enda tooteid pakkuma enda nimel, siis ma hakkan juba vahendusteenust pakkuma. Ehk siis see on nagu hästi oluline eristada, et millised kohustused on siis nii-öelda kauplemiskoha pakkujal ja millised kohustused on siis üldised. Millest me täna väga pikalt ei räägi, on ka siis sellised kohustused, mis puudutavad tootjaid, importijaid, levitajaid. Ehk siis, aga miks seda on nagu oluline välja tuua, just see tootja puhul? Et kui me vaatame seda tootja definitsiooni, siis see ei ole tehas kuskil Hiinas ainult. Jah, selles mõttes, et kui see tehas Hiinas seda valmistab näiteks, siis tema on ka tootja, aga tootja on ka näiteks Eesti e-pood. Kui ma tellingi Hiinast mingisuguse toote, tellingi, ma ei tea, vaasi ja müüngi seda vaasi enda kaubamärgi all. Ehk siis ongi Keijo e-pood ja ka selle toote peal ongi siis märge, et see on Keijo e-poe toode.
ehk siis tegelikult selle tootja, mingi Hiina tehas või kelle iganes, kust iganes ma seda tellin, selle kohta mingit infot ei ole. Ja see tähendab nüüd seda, et kui te muutute tootjaks, sest noh, ütleme ka väike e-pood, kui mul ongi 3 toodet, aga neid kõiki tooteid ma müüngi enda nime all, tellingi eritellimusel iseendale, siis tegelikult see väike e-pood, mis on võib-olla olematu käibega, tegelikult ta on selle määruse mõttes tootja. Ja no mõtlen, et me tootja regulatsioonist väga pikalt täna ei räägi, lihtsalt aega ei ole, aga lihtsalt seda on hästi oluline silmas pidada, et see tootja mõiste on lai. ja noh, importija on võib-olla lihtsam kolmandast riigist päris toote. Ta toob Euroopa Liitu, jällegi väga paljud e-poed seda teevad ja levitaja on siis see tarneahelas osalev isik, välja arvatud siis tootja. et jällegi, et ma ei lähe nagu nii detailseks täna. Pigem me vaatamegi siin nii-öelda klassikalise e-poe vaadet, aga lihtsalt jällegi, et kui teil on sellised, noh, ütleme, kui te mõne nendest mõiste alla sobitute, siis peaks jälle hakkama näpuga järge ajama, mida see määrus täpselt ütleb. Mis ma tahtsin veel sissejuhatuseks öelda, on siis ka see, et nagu ma lühidalt mainisin, siis Eesti seadust, mis puudutab just selle toote nõuetele vastavuse seadust, ka see on muutmisel ja noh, mis on, ütleme, iga sellise uue õigusakti puhul probleem, on ka see, et jah, me võime lugeda, me kõik saame aru, mis on see tekst, aga kuidas seda täpselt tõlgendada, vot see on selline, mis tekib nagu praktika käigus. Et noh, kas või see GDPR-i näide oli hea, kui see tuli, siis kõik sellest rääkisid tohutult palju, aga noh, tegelikult me rääkisime oletustest. Ehk siis, kuidas see praktika nüüd täpselt kujunema hakkab ja kogu see koostöö, eks ole näha. Ideaalis see süsteem on muidugi väga selline ilus. Mõte ongi siis selles, et kogu see info probleemsete toodete kohta on sisuliselt ühes andmebaasis, millest natuke hiljem räägime. Ja kui mingisugune jama on, siis ideaalis võiks ka selle andmebaasi kaudu info jõuda hästi kiiresti, et noh, ma ei tea, hästi palju on just nende beebitoodetega, näiteks mingi turvatool osutub defektseks või noh, mingi ohutuse küsimus seal on. Ja siis tegelikult saaks ju hästi kiiresti selle info levitada ja noh, tegelikult see on kõikide e-poodide või e-kauplejate huvides ju ka. Et kui teie konkurent müüb toodet hästi odavalt võib-olla, mis ei vasta mingitele nõuetele või on mingi suur probleem, siis noh, tarbija seda üldjuhul ei tea. Ja tegelikult tekibki tal nagu konkurents selliselt, et ta saab müüa toodet, mis on võib-olla odava hinnaga, aga samal ajal probleemne, aga kuna tarbija ei tea, siis ta ei osta teilt kalli hinnaga, vaid ostab odavalt sealt. Ehk no ütleme, see nii-öelda see eesmärk on ilmselt kindlasti väga positiivne ja selliste nii-öelda korralike toodete müüjate jaoks mõistlik ja teie see konkurentsi ei kahjusta, see pigem parandab. aga kuidas see kõik nagu tööle hakkab, see on nagu selline, noh, eks näis. aga ühesõnaga, et eesmärk ongi siis kaitsta tarbijate tervist ja tagada siis nende toodete ohutus. ja siis on muidugi ka terve list tooteid, millele see määrus üldse ei kohaldu. noh, laiemas mõttes me räägime toidust, aga samamoodi ka näiteks ravimitest, loomatoidust ehk söödast, ka igasugused taimekaitsevahendid ja noh, näiteks on eraldi toodud antiikesemed ja mingid õhusõidukid. Ehk siis noh, ütleme, kui me räägime tavalisest e-kaubandusest, siis eelkõige jah, jääb välja siit igasugune toiduga seonduv, aga kõik sellised tavalised tooted, mida e-poes nüüd müüakse, siis noh, neile ta ikkagi kohaldub. Ehk jällegi, et noh, keda see täpsemalt huvitab, siis on see artikkel 2, on need välistused, aga jah, et kui te toiduga ei tegele, siis suure tõenäosusega ta ikkagi teid reguleerib. Ja oluline ka siis see, et kui te tegelete e-kaubandusega, siis teie peate seda järgima. Ja nüüd erisused tulenevadki sellest, et kas me räägime tavalisest e-poest, kas me räägime sellisest keskkonnast, kus on siis noh, piltlikult öeldes väiksed e-poed kokku pandud, ehk siis erinevad kauplejad. Ja siis erisused on ka selles, kui te tõesti lähete sinna tootja regulatsiooni alla või olete siis maaletooja, et siis tekivad ka erireeglid. Aga noh, need üldpõhimõtted, millest me täna lühidalt räägime, on siiski enam-vähem samad, kuigi jah, kas või ka sellest, kui me
räägime tavalisest e-poest versus sellest keskkonnast, siis seal on ka jällegi mingites sõnastustes on mingid väiksed erinevused, mida me natukene hiljem ka kohe käsitleme. Nüüd, mis on siis selline oluline reegel, mis nüüd jällegi puudutab neid kauplemiskohti ehk siis neid kodulehti e, e-poode, kus müüjaid on palju, mitte ei ole a la Keio OÜ müüb, vaid on seal veel mitmeid erinevaid ettevõtteid, kes enda tooteid müüvad, seal kasutavad seda platvormi. Ja oluline on siis see, et kui te pakute sellist nii-öelda kauplemiskohta, siis see peab olema üks selline kontaktpunkt, kui on mingisugune probleem ehk tooteohutus, siis kui teil ongi seal, noh, ma ei kujuta ette, 100 koostööpartnerit näiteks, mis enamasti, nii palju kui ma olen ka näiteks nende e-kaubandusega seotud vaidluste, tarbijavaidlustega kokku puutunud, siis noh, enamasti, kus see probleem tekibki, et tarbija ostab toote, ei saa väga aru, kelle käest ta ostab, siis avastab, et see on näiteks mingi Läti, Leedu või Poola ettevõte, kes millelegi ei vasta ja noh, sealt kõik need probleemid tekivadki, kus meil juba tekib küsimus, kes see võlaõiguslikus mõttes müüja on. Ehk siis, mis puudutab nüüd tooteohutust, siis sellise keskkonnaomanik ei saa öelda, et see pole minu asi. Et peab olema siis üks nii-öelda kontaktpunkt, on see termin, aga noh, piltlikult öeldes või lihtsamalt öeldes peab olema siis üks kontakt, kelle poole ma saan pöörduda. Mina ostsin siit kodulehelt keiokeskkond.ee, ostsin endale toote, siin on mingisugune ohutuse probleem või mul on küsimus ja mul peab olema üks koht, kuhu ma kirjutan. Mitte see, et igal kauplejal on eraldi meil ja erinev nii-öelda vastamissüsteem ja nii edasi. Ehk siis noh, see puudutab jah nüüd neid selliseid platvorme ehk siis neid kauplemiskohti. Ja teine asi, mis on siis nüüd oluline, on kohustust, jällegi me räägime nendest kauplemiskohtadest, tekib selline portaal Safetycate, see on siis Euroopa Liidu ülene, kus tuleb end siis registreerida ja jällegi edastada siis info selle kohta, kuidas saab infot edastada. Ja samamoodi see töötab nagu mitmel viisil ehk jällegi, et kui on ka mingisugune probleem mingite toodetega, siis sellesama portaali kaudu noh, sisuliselt peaks kogu see teavitamine ka töötama. Ehk siis jällegi, kuidas nüüd täpselt kõik toimib, noh, eks ole näha, aga jah, et selline on siis nagu see eesmärk. Mis siis nüüd puudutab neid üldisi kohustusi, kui me nüüd räägime ka sellistest tavalistest e-poodidest, siin on nüüd väiksed erisused, ma natukene hiljem neid erisusi käsitlen. Aga mis nüüd puudutab, noh, ütleme, siin, kui me neid sõnastusi lugeda ka, siis siin on ka kohati sõnastuses mingid väiksed erinevused, aga ütleme, et sisu on suures piiris sama, välja arvatud üks e-posti aadress, millest ma kohe natukene hiljem räägin. Aga kui teil on e-pood või teil on see kauplemiskeskkond ehk te veebis faktiliselt müüte, kas siis ise või siis läbi enda nii-öelda kliendi koostööpartneri, siis sellisel kodulehel, sellises suures e-poes peab siis olema teatud tooteinfo. Ehk siis loomulikult siin on veel ka erinevad ju õigusaktid kohalduvad, mis siis reguleerivad mingisuguseid küsimusi, näiteks hind on ju täiesti eraldi reguleeritud. noh, see määrus ei tegele hinnaga. Ehk tegemist on ikkagi noh, eelkõige tooteohutuse määrusega ja seetõttu kõik, mis ma räägin, ei tähenda seda, et see nüüd ongi kõik, et kui te selle panete üles, kõik on korras. Et kui meil on veel 10 erinevat regulatsiooni, mis ütleb, kuidas hinda näiteks kajastada ja noh, see hinnaalanduste teema, mis oli siin hästi populaarne ja vaidlusi tekitanud, et ühesõnaga see nüüd ei ole ammendav infot, lihtsalt seda ma tahan hästi rõhutada. Aga mis puudutab nüüd seda tooteohutuse konteksti, seda konkreetset määrust, millest me täna räägime, siis on siin jah, terve hunnik infot, mis peab siis olema tarbijale teada. Ja jällegi, et mis on selle võib-olla nagu eesmärk, on ühtlustada võimaluste piires siis e-kaubandust ja tavakaubandust. Ehk siis, kui ma lähen poodi kohale ja näengi seda, noh, mis iganes toode see siis on, siis noh, üldjuhul ma saan selle karbi pealt näiteks mingisuguse info kätte. Üldiselt on seal olemas tootja info, seal on igasugune ohutusteave ja kõik muu. Aga kui ma nüüd sedasama toodet müün e-poes,
siis ma võingi sinna panna, no ma lihtsalt toon jällegi, okei, meil oli laste näide, turvatool. Ehk siis, kui ma lähen poodi, siis ma saan ju täpselt näha, kes on tootja, noh, mis iganes ohutusinfo seal on, kui vana laps seda võib kasutada ja kõik muu asi. aga kui ma teen e-poest, ma võin ju panna lihtsalt mingisuguse häguse foto, ütlen, et ma müün turvatooli, punkt. ja rohkem seal ei ole. ja noh, tänane määrus ütleb, et nii ei ole okei. ehk siis see loetelu sellest infost, mis puudutab nüüd ohutust või on vähemalt ohutusega kuidagi seotud, on siis esiteks tootjaga seotud info. et tootja nimi tuleb välja tuua, tootja kaubanimi või siis registreeritud kaubamärk tuleb välja tuua. ja samamoodi tuleb siis välja tuua e-posti aadress, kuidas saab kontakteeruda seoses selle toote probleemidega. sellest e-posti aadressist räägime järgmises slaidis natuke pikemalt. siis, mis on veel oluline, on nüüd regulatsioon, mis puudutab Euroopa Liidust väljaspool asuvaid tootjaid. ehk siis see uus määrus näeb ette, et kui tootja ei ole Euroopa Liidus, siis peab olema ikkagi Euroopa Liidus üks ettevõte, kes kõikide nende probleemidega tegeleb. ehk siis tagab, et see toode on ohutu, tagab, et kõik need igasugused hoiatuste tekstid on olemas, arusaadavad. ehk siis noh, tegeleb kõikide nende toote ohutuse küsimustega ja tema peab asuma Euroopa Liidus. ehk tootmine vahet pole, kus on. Hiinast tellida jätkuvalt võib olla probleeme, aga lihtsalt peab olema üks isik. ja vot selle isiku nimi ning posti ja e-posti aadress tuleb ka välja tuua. ehk siis, kui ma müün Hiinas toodetud mingisugust toodet või no Hiina, me räägime nüüd ainult Hiinast, aga ütleme väljaspool Euroopa Liitu, USA läheb ka sinna alla näiteks. ehk siis, kui ma müün selliseid tooteid, siis peab ka teada andma, et kes siis selle kvaliteedi eest vastutab. ja jällegi, et kui mingi jama on, piltlikult öeldes, siis tarbija saab ka sellega kontakti. siis hästi oluline on, mis tegelikult on minu arvates, noh, ütleme ka isiklikus kogemuses suhteliselt suur probleem. et jällegi just nende nii-öelda nende platvormide puhul, et kui kohati lähed, seal on 100 müüjat, sama toodet müüakse. aga info, mis nagu nähtavaks tehakse, on suhteliselt erinev, kohati vähemalt. ja päris raske on aru saada, et mis asi see siis on, mida ma nüüd ostan. ehk siis eraldi tuleb siis selline nõue, et toodete tuvastada võimaldav teave tuleb ka lisada ja näiteks foto. ehk siis tegelikult jällegi isiklik kogemus, et ikkagi kahjuks leidub ka neid e-poode, kes müüvad tooteid, kus isegi fotot pole näha. ehk siis jah, okei, võib-olla tõesti, kui ma mingisugust piltlikult kruvi ostan, siis see pole nii oluline. aga noh, enamike seadmete või üldse kaupade puhul, noh, see toote välimus ikkagi ka natukene mingisugust infot edasi annab ja tahaks seda näha. ehk siis kogu see toodet tuvastada võimaldav teave tuleb siis ka välja tuua ja sealhulgas siis toote foto, selle tüüp ja muu toote tähis. et noh, jällegi, et kuna tooted on väga erinevad, siis see loetelu ongi selline ebamäärane. ja jällegi, loomulikult see tekitab vaidlusi. aga noh, ütleme igasuguste vaidluste vältimiseks soovituslik ikkagi on, et niivõrd palju kui võimalik, siis noh, kui me räägime, ma ei tea, mingi tootemudelist, kohati ka mingisugused erinevad mudeli aastad ehk noh, ühesõnaga, mis iganes tundub nagu oluline, et kui tarbija hakkab seda vaatama, et ta saaks aru, et mida ma müün, siis et ei tekiks nagu sellist arusaama, et näiteks te müüte mingisugust sama toote vana mudelit näiteks. ehk siis võib-olla see nimi ongi sama, aga lihtsalt erinevatel aastatel välja toodetud toodetel näiteks on mingisugused modifikatsioonid, on mingi mudeli nimetus muutunud, toote tähis, noh, eriti just, ma ei tea, pesumasinate puhul on seal hästi palju neid. nii-öelda on see kaubamärk, mida müüakse. ja siis on ka igasugused need tähed ja numbri kombinatsioonid, mis tegelikult võivad väga palju infot anda, et noh, peale vaadates ei saa midagi aru, mingisugused ebamäärased tähed, numbrid. aga kui natukene guugeldada, siis sa saad aru, et iga täht on päris oluline ja võib-olla mingid funktsioonid on täiesti erinevad ja muud asjad. ehk siis jällegi, et noh, mõtlengi, ma räägin abstraktselt, sest iga toode on erinev. aga lihtsalt sellele peab nagu tähelepanu pöörama. ja siis, millest ma tegelikult enne sissejuhatuseks natuke juba rääkisin selle slaidi puhul, on just see igasugune hoiatuse ja ohutusteave. ehk siis jällegi toome selle turvatooli näite.
ehk kui vana laps, ütleme näiteks mis see kaalupiir, et ütleme, mis kaalust alates kuni mis kaaluni seda turvatooli kasutada tohib. Ja noh, ütleme veel, et mis siis seda konkreetse toote ohutust puudutab, et see peab olema ikkagi väga selgelt välja toodud. Et noh, nagu ma enne ka rääkisin, eesmärk ongi, et kui ma lähen poodi, vaatan füüsiliselt seda toodet, seda karpi, pakendit, kõiki neid kleepse, mis seal on, mida tohib teha, mida ei tohi, siis noh, tegelikult seesama info tuleks edasi anda ka e-poes, enne kui siis isik hakkab seda toodet ostma. Nüüd, millest ma rääkisin? Nagu ma ütlesin, see loetelu, mis ma just ette lugesin, kõik need tootja nimed ja asjad, et see on määruses toodud 2 kohas. Seal see loetelu on just selle viimase punkti osas, mis puudutas neid hoiatusi. See on natukene erinev, noh sisuliselt suures piirist on ikkagi sama regulatsioon. Ehk see, mis ma rääkisin, kohaldub nagu mõlemale, aga kus on siis erinevus, on see e-posti aadress. Ehk siis, kui me räägime kauplemiskohast, siis tuleb välja tuua e-posti aadress, kus saab tootjaga ühendust võtta. Kui me nüüd räägime tavalisest ettevõtjast ehk siis tavalisest e-poest, siis tuleb välja tuua selle ettevõtja e-posti aadress, mille kaudu saab temaga ühendust võtta. Ehk siis see on nagu määruses 2 eraldi artiklis on erinev loetelu ja siin on jah see erisus. Et noh, loomulikult, kui me nüüd räägime sellest esimesest kohast ehk siis kauplemiskohast, siis noh, tegelikult muudest sätetest tuleb ka ju see, et ka see kauplemiskoha koht peab määrama siis selle kontaktpunkti, ehk siis kui mingisugune kvaliteediprobleem on, siis meil on ka selle kauplemiskoha ülene kontakt, kus ma saan siis ühendust võtta, küsida, probleemidest teada anda ja nii edasi. Ehk siis, kui teil ongi selles nii-öelda keskkonnas 100 erinevat müüjat, kes teilt enda nimel tehinguid teevad, siis see tähendab seda, et iga toote juures tuleb välja tuua tootja e-posti aadress, posti ja e-posti aadress, kus saab tootjaga ühendust võtta. Ja kui me ja noh, lisaks siis üldreeglist tuleb ka siis see, et kauplemiskoht peab määrama siis ka sellise üldise kontakti. Ehk siis ma saan selle konkreetse kauplejaga või kauplemiskoha haldajaga ühendust võtta. Aga kui me nüüd räägime sellest üldisest reeglist, mille alla lähevad kõik e-pood, ehk siis nii-öelda ettevõtja teeb toote turul kättesaadavaks internetis või muude kaugmüügivahendite kaudu, siis seal on see nii-öelda enam ei ole see tootja e-posti aadressist, vaid räägitakse ettevõtja e-posti aadressist. Ehk see on selline pisikene erinevus, aga iseenesest on ikkagi oluline teada. Nüüd, millest me enne põgusalt rääkisime, on siis see Safety Gate. Ehk siis see on selline ütleme koduleht, ehk selline keskkond, kus saab siis registreerida ennast ja samamoodi, mille kaudu käib siis kogu selline ohutusega seotud teabe vahetamine või noh, peaks käima, kuidas see praktikas kõik tööle hakkab, eks see on selline, eks näis. Aga noh, ütleme vähemalt see seaduse idee on midagi sellist. Nüüd siin peab jällegi nüüd vaatama, et kui me vaatame kogu seda ohutuse küsimust, siis siin hakkavad need mõisted olulist rolli mängima. Ja lihtsalt ma tean ka seda, et kui tänast seda webinari reklaamiti, siis tutvustus oligi, et see määrus ongi suhteliselt segane, raskesti arusaadav ja üritame siis natukene paremini aru saada, et noh, jällegi ma nüüd ei saa teile seda lõplikult tõde öelda, sest see kõik nagu sõltub praktikast, kuidas see minema hakkab. Aga jällegi, et kui me neid määruseid loeme, konkreetseid artikleid, kohustusi loeme, me peame hästi hoolikalt vaatama, et mis sõnadega mingisugused reeglid seotud on, et kas ta on ettevõtja, kauplemiskoht, tootja ja nii edasi. Et kui me räägime siis nii-öelda üldreeglist, mis selles määruses on toodud, siis see räägib ettevõtja kohustusest. Ehk siis ettevõtja laseb liidu turule või teeb turul kättesaadavaks ainult ohutuid tooteid. Ja see on siis selline üldine reegel, mis siis reguleerib siis kõikide ettevõtjate kohustusi.
et vahet pole, millega ta siis täpselt tegeleb, on ta tootja, on ta importija, on ta siis see keskkond, on ta tavaline e-pood või veel midagi kolmandat. nüüd see safety gate ei tähenda seda, et jällegi, kui mul on väike e-pood, mul on seal 3 toodet, siis ma pean nüüd kohe minema sinna registreerima. Et see nüüd ikkagi puudutab neid suuri kauplejaid ehk siis neid kauplemiskohti. Ehk siis kauplemiskoht, nagu me enne ka mõistetest lugesime, on siis see, kus erinevad ettevõtted tulevad enda tooteid müüma. Ja noh, ütleme võlaõiguslikus mõttes nad müüvad siis ka enda nimel. Aga see safety gate tuleb siis või ütleme selles keskkonnas, siis koduleht ja sellega seotud andmebaasid, seal tuleb siis registreerida ja samamoodi nüüd ka sellel kauplemiskohal on siis see täiendav kohustus, et tema peab siis võtma kasutusele kõik need meetmed, et ohtlikud tooted enda veebilehelt ka eemaldada. Ja jällegi, kui selgub, et mingisugune toode on ohtlik, siis ta peab hästi kiiresti tegutsema, et ta peab siis kas selle nii-öelda toote blokeerima või kuvama hoiatuse, ehk siis noh, oluline reegel ongi see, et kui see kauplemiskoht, selle haldaja saab teada, et on mingi ohutuse probleem, siis tema ei tohi öelda, et aga see pole minu mure, et mina pakun teistele väikestele e-poodidele võimalust tulla või kauplejatele võimalust tulla minu keskkonda müüma, nemad sõlmivad võlaõiguslikus mõttes lepingud iseenda nime või enda nimel ehk siis tarbija ja siis selle kaupleja vaheline leping ongi siis mitte selle kauplemiskoha ja tarbija vahel, vaid siis selle konkreetse ettevõtte ja tarbija vahel. Aga jällegi, et see ei ole nagu selles mõttes vabandus, et ikkagi, kui on ohutuse info, tema on selle keskkonna haldaja, omanik ja tema peab tegutsema. Et see on nagu selline oluline info. Ja jah, see safety gate on siis ka omakorda see kiirhoiatussüsteem, et jällegi, et kui nüüd mingisugune probleem tekib, siis tuleb kiiresti reageerida ja selle portaali kaudu võiks siis kogu see info vähemalt ideaalis ka liikuda. Ja iseenesest jah, siin on see 3 tööpäeva reegel ka, et kõik nende teadetega peab siis kiiresti tegutsema ja 3 tööpäeva on siis selline tähtaeg, mida siis määruse kohaselt peetakse piisavalt kiireks. Ja mis siis jah, millest me siis jah, juba enne mainisin, ongi siis safety gate'i kohta oli see, et me ei räägi e-poodidest, me räägime kauplemiskohtadest. Ehk siis, kui minul on väike e-pood, siis mina sinna registreerimine ei pea. Kui minul on see keskkond, kus saavad teised ettevõtted tulla müüma, siis tuleb seal registreerida, aga lisaks on siis see reegel ka, et meil on see välistus, millele määrus ei kohaldu. Noh, näiteks see toit, et kui mul ongi kauplemiskoht, kus müüakse ainult sööki ehk siis toitu või siis loomasööta näiteks, siis nendele ettevõtetele see määrus üldse ei kohaldu. Ehk siis, kui ta tegemist on, noh, ütleme klassikalises mõttes tavalise e-poe või ütleme keskkonnaga ja seal on siis kauplemiskohad, tegemist on kauplemiskohaga, ehk siis, kus on erinevad ettevõtted müüvad, siis tema peab registreerima, kui teil on pisikene e-pood, siis teie seal registreerima ei pea. Nii toote omadusest, et nagu ma siin eespool välja tõin, siis see on ettevõtjate kohustus tagada, et Euroopa Liidus müüakse ainult ohutuid tooteid. Ja noh, jällegi, see ongi selline üldine reegel, sellega peavadki teil kõik tegelema. Ehk siis, kui teil on ka see 3 tootega e-pood, siis ka teie peate vaatama, et tooted on ohutud. Ja nüüd see toote ohutus, noh, sõltub, kuidas võtta. Võib ka öelda seda, et see läheb natuke selliseks ameerikalikumaks, et kui Ameerikas on igasugused hoiatused, et ma ei tea, rotimürk ei ole hea mõte süüa ja mingid sellised asjad, noh, ütleme, ta natukene sinnapoole kisub. Ma nüüd ei taha seda otseselt kritiseerida, sest võib-olla tõesti, kui me nüüd loeme neid reegleid, mida määrus sätestab,
siis noh, otseselt ei saa öelda, et need oleksid täiesti ebamõistlikud ja sellist asja ei ole nagu vaja. aga noh, pigem ongi selles, et regulatsioon võib olla väga hea, määrus võib olla väga hea, aga kui selle tõlgendamisega minnakse natukene ebamõistlikuks, siis see asi noh, lähebki ebamõistlikuks. Ehk siis see ongi nüüd see koht, kus täna on väga raske öelda, mis suunas see kõik liikuma hakkab. Lõpuks tekivad ju ilmselt mingisugused kohtuvaidlused, me hakkame neid Euroopa Kohtu lahendeid ootama, mis võtab muidugi tohutu aja. Ehk siis noh, kui me nüüd räägime sellisest, et Eesti õigusakt muutub või tuleb uus seadus, siis kulub sihuke noh, ütleme umbes 5 aastat, kuni äkki siis juba Riigikohtu poolt tuleb mingisugune praktika. Kui me nüüd räägime Euroopa Liidu määrustest, noh, eks siin läheb kõvasti rohkem aega. jah, ühest küljest on parem see, et kõik need probleemid, mis igal pool Euroopa Liidus tekivad, ehk siis need näidisjuhtumid on rohkem, aga noh, samas ega need menetlused noh, ei ole kiired. ehk siis tõlgendage neid reegleid nii, kuidas teile tundub mõistlik. mina räägin teile seda, mida määrus ütleb ja milliseks see tõlgendus kuskil vaidluste käigus tekib, noh, seda me saame hinnata siin aastate pärast. aga need reeglid, millest me räägime, noh jällegi iseenesest nad tunduvad nagu mõistlikud. ja noh, ütleme üks esimene küsimus ongi kogu see toote omadustega seotud. Ehk siis milline on tema füüsiline, mehaaniline, keemiline omadus. jällegi, et kui me nüüd räägimegi sellisest tootest, mis on hästi, ma ei tea, mürgine, söövitav, mingi selline asi, siis noh, ilmselgelt me saame aru, et see toote omadus, kui a la näpu peale minnes ta põletab mul näpu täiesti ära, noh, ilmselgelt on ohtlik toode. ja jällegi lõpuks see, kus see määrab, tuleb oluliseks, ongi siis see, et kogu see ohutuse kohta edastatav teave ehk kas see on siis piisav, et noh, jällegi, et kui me nüüd hakkame seda asja laiemalt tõlgendama, jah, meil on tootja kohustused, meil on importija kohustused ja nii edasi, aga nagu ma just eelmisel slaidil välja tõin, siis nii-öelda see toote ohutuse tagamine on iga ettevõtte kohustus, kes neid tooteid siis müüb. ehk siis jällegi, et kokkuvõttes me saame seda tõlgendada ikkagi niimoodi, et kui teil ongi selline väike e-pood, ei ole tootja, maaletooja, mis iganes, aga te lihtsalt müüte neid. ja kui te ikkagi ilmselgelt saate aru, et see toode on ohtlik, siis tegelikult te ei tohi neid müüa. et ütleme, siin toon ka ühe nagu näite, mis ei puuduta absoluutselt seda määrust, aga üks klient müüs neid auto neid esivalguste neid pirne. jah, noh, need on nii-öelda need tuuning pirne, siis sõnastame niimoodi. ja iseenesest ta müüs ka neid niimoodi, et ta tõi igal pool välja, et neid ei tohi kasutada avalikel teedel, nad on liiga võimsad, need on kontrollimata. ütleme, et hoiatati noh, nii palju kui vähegi võimalik. aga meil tekkis ikkagi päris korralik kohtuvaidlus, läks kuni Riigikohtuni, kus siis tegelikult ikkagi lõpuks jäigi see põhimõte püsti, et kui see toode on kasutatav tavalisel autol, mis sõidab tavalisel teel, siis selliseid tooteid müüa ei tohi. ja mis siis, et ma ütlengi, et see on, ma ei tea, mingit võistlustel kasutamiseks või ma ei tea, mingi tuuning show'l kasutamiseks, siis kohus lõpuks jäi ikkagi jõudis järeldusele, et kui sul on väike e-pood, ta oli tõesti väga väike, noh, seal käibed olid ka suhteliselt olematud, aga see oli pigem põhimõtteline vaidlus. ja jõutigi järeldusele, et kui sa müüd sellist toodet, sa pead veenduma, et see on ohutu ja kui see ei ole ohutu, sa ei tohi müüa. ehk siis noh, keda nüüd ei ole võib-olla nii värske enam, aga siiski mõne aasta tagune kohtupraktika. ja nüüd, kui me selle määruse siia veel juurde võtame, siis tegelikult mina tõlgendaksin küll niimoodi, et kui seda toodet saab pidada ohtlikuks, teda müüa ei tohi. ja igasuguste nii-öelda noh, nii-öelda tagauste kaudu see ka väga hästi ei toimi, et isegi kui ma ütlengi, et see ongi ohtlik toode ja sa peadki seda kuidagi väga eriliselt kasutama, aga ta siiski mingisugustele nõuetele ei vasta, siis tekivad nagu probleemid. ehk siis nagu see toote omaduste puhul üks asi, mida peab ka vaatama, on see, et kas on mingisugused reeglid selle kohta olemas. et väga paljud valdkonnad on ikkagi Euroopa Liidu üleselt, noh jällegi need lastetooted näiteks või noh, mis iganes, tehnikal on ju nõuded ja lisaks on ka siseriiklikud nõuded kohati.
ehk siis tegelikult nii-öelda see standard on selles mõttes suhteliselt lihtne, et kui on mingisugused nõuded, siis nendele nõuetele see toode peab vastama. Ja kui ta ei vasta, siis ta on ohtlik, punkt. Ehk siis nii-öelda, noh, see ongi see, et meie see Riigikohtuni jõudnud vaidluse näide ka, et kui ikkagi nendel auto mingisugustel osadel on mingisugused nõuded, siis isegi kui ma ütlen, et sa ei tohi avalikel teedel kasutada, sa ei tohi nagu tavaautol kasutada, siis noh, aga noh, jällegi, et me praktikas ka teame, et seda enamasti kasutatakse, siis sellist toodet müüa ei tohi ja kõik need nii-öelda hoiatused ja lisainfo tegelikult seda kaupleja meie e-poe olukorda just ülemäära palju ei aita. Siis teine asi, mis läheb juba väga-väga laiaks ja siin tekivad juba need tõlgendamise probleemid, et kuidas sellest nüüd aru saada. Aga kui me nüüd räägime toodetest, mida kasutatakse koos teiste toodetega, noh jällegi, mis ma toon, ise oskan näite tuua, näiteks autode varuosad. Ehk siis kui sina müüd nii-öelda ühte detaili, aga on teada, et sul võib ühendada teise detaili külge, siis noh, peaks ka nagu seda hindama, et kas seal on mingisugune eripära, mis näiteks hakkab seda teist detaili lõhkuma. Et ma mõtlengi, et noh, neid näiteid ongi siin nagu raske tuua, et lihtsalt neid tooteid ja neid on nagu hästi-hästi palju. Et see ongi selline tegelikult jällegi väga lai kohustus, millele peab nagu mõtlema. Aga jällegi, et kui on nagu ilmselge, et teiste toodetega koos kasutamisel mingid probleemid võivad tekkida, noh siis seda ei tohi ignoreerida. Siis ka sellised asjad, kus iga, igasugune kasutamine ikka kuidagi reguleeritud. noh, jällegi ma toon lastekaupade näited. Turvatoolil on mingisugune märgistus, kuidas seda tuleb kasutada. noh, siis peab ka ikkagi vaatama, et see info on siis nagu väga selgelt ette öeldud tarbijale. Ja samamoodi, kui teil tekib nagu näiteks kahtlus, et on märge, et toode sobib kasutamiseks alates, ma ei tea, 1-aastastel, aga noh, muidugi siin tekib jah kohe nagu probleem sellega, et ei vasta ilmselt ka mingitele erireeglitele. aga kui te nagu näetegi, et see on nagu nii õrn ja laguneb ära ja väike laps võib selle nagu sisse hingata ja ära lämbuda, noh siis jällegi, et seda peab nagu hindama. Ehk siis noh, piltlikult öeldes ütleb ikkagi see määrus, et enne kui ma selle toote müüki panen, ma pean selle tootele ikkagi nii-öelda otsa vaatama ja hindama, et kellele see on mõeldud ja kas seal võib mingisuguseid probleeme tekkida. Ja noh, ütleme, see on, ütleme, lapsed on nagu sihuke üks hea näide, aga samamoodi, kui me räägime eakatest või puudega inimestest, ehk siis kui on selline sihtgrupp, kes seda toodet kasutavad, aga on ilmselge, et mis iganes põhjusel võib tekkida probleeme, see toode laguneb ära või need hoiatused on kuidagi mitte arusaadavad või mis iganes muud asjad, no siis jällegi sellele peab mõtlema. jällegi, me ei lähe väga detailseks täna, räägime üldpõhimõtetest, aga see ongi selline nii-öelda ettevõtja kohustus, kes neid tooteid siis müügile lubab. nüüd, mis natukene läheb sinna ameerikaliku, noh, ma ei taha kasutada sõna ülemõtlemine, aga lihtsalt, kui seda regulatsiooni tõlgendada nagu ebamõistlikult, siis see läheb nagu sinnapoole. ja nüüd näiteks üks reegel on toiduainetega, mis ei ole toiduaine, ütleme, mis näevad välja nagu toiduaine, aga ei ole toiduaine. Ehk siis kas siis nii-öelda selle mingisuguse toote kuju, lõhna, värvi, välimuse, pakendi, märgistuse, mahu, suuruse või muude näitajate pinnal saab öelda, et see on toiduaine. ja noh, ütleme siin ta lähebki nüüd natukene sinna absurdiks, kus kui nüüd hakata seda nüüd ülirangelt reguleerima, siis noh, enam-vähem igale tootele, mis suhu mahub, peaks nagu panema märke, et ära söö seda. noh, mis on natuke ameerikalik mudel. et noh, iseenesest mõtlengi, et kui me seda reeglit loeme, siis see tundub nagu loogiline. ja kui tõepoolest on näiteks noh, ma ei kujuta ette mingisuguse friikartuli kujuline mänguasi ja ta on tõesti nagu nii ehtne, et
et peale vaadates tundubki, et see on nagu päris friikartul või noh, mingisugune muu näiteks laste mänguasi, mis imiteerib siis mingisugust toiduainet. Siis võib-olla tõesti peaks seal olema mingisugune märgistus, mille pinnalt sa saad ikkagi aru, et see päris toiduaine ei ole. Et kas siis mingisugune, noh, ühesõnaga, ma nüüd ei hakka näiteid ka tooma, aga lihtsalt need on need asjad, mille peab mõtlema. Ja teine asi, mis puudutab siis lapsi jälle, et kui tegemist ei ole laste mänguasjaga või lastele mõeldud tootega, aga jällegi mingisuguste toote omaduste pinnalt me võime eeldada, et lapsed neid kasutavad, siis jällegi see on probleem. Ehk siis jällegi me vaatame disainilahendust, pakendit, kõiki selliseid asju. Ja jällegi, et kui nüüd võib eeldada, et ma ei tea, laps näeb sellist toodet kuskil kodus, mis siis, et see ei ole antud talle mänguasi, aga talle tundub, et see on mänguasi näiteks või noh, mingisugune muu seade või toode, mida laps võiks pidada enda omaks, siis jällegi noh, see peab nagu olema läbimõeldud ja need riskid nagu ära maandatud, et laps nagu ikkagi, et see ei oleks lapsele ohtlik. Ehk siis mõtlengi, et see viimane osa ongi selline võib-olla võib osutuda kõige problemaatilisemaks, et kui meil nüüd hakkavad tulema mingisugused kohtulahendid mingite konkreetsete toodete kohta, siis noh, selline väike oht on, et me liigume sellesse Ameerika tohutute ülehoiatamise ja märgistamise nii-öelda reeglite maailma. kui me jääme mõistlikuks või õigemini kui kohtupraktika ja kõik need ütleme, ka igasuguste eri riikide riigiasutuste praktikad jäävad mõistlikuks, no siis neid probleeme ei teki. Aga noh, hetkel probleem ongi selles, et selline on see sõnastus. Ja noh, niimoodi me saamegi seda lugeda. Kuidas me seda mõistame, see nüüd on juba sõltub lugejast. Ja siis ka sellised, noh jällegi see puudutab teatud eriliiki tooteid, aga sellise küberturvalisuse teemas samamoodi, et kui te nüüd, ja noh, ütleme tänapäeval tõesti juba ka mingisugused pesumasinad käivad internetis ja wifi's ja nii edasi, ehk siis ka sellist asja peab nagu mõtlema, et kui ma mingisuguseid tooteid müün ja seal mitte mingisuguseid nii-öelda neid küberturvalisuse meetmeid ei ole kasutusele võetud, siis selline asi võib nagu probleem olla. Et mul lihtsalt tuleb kohe üks näide meelde, mul ühel tuttaval on kodus mingisugune peegelvesi, kus on mingi kõlarid küljes. Ehk siis põhimõtteliselt ma saan nagu telefonist lasta vannitoas muusikat ja see on kuidagi nii lihtsasti üheldatav, et ta naaber kogemata ühildas oma telefoni sinna ja hakkas siis väga valjult väga teise žanri muusikat laskma, kogemata muidugi. Ehk siis noh, jällegi noh, seal jah, võib-olla seda ohutuse osas see on lihtsalt sihuke ebameeldiv, et võib-olla midagi ohtlikku ei juhtu. aga kui on tõesti selline toode, noh näiteks need autod, mis käivad ka internetis ja mille puhul võib tõesti noh, midagi halba juba juhtuda. Ehk siis jällegi, need on need üldised reeglid, mõelge enda tooted ka selle pilguga või vaadake üle. ja vajadusel siis noh, te peate ka ju tootja käest küsima, et kas sellele on nagu mõeldud, kas see on nagu tagatud. ja siis samamoodi, kui seda toodet saab kuidagi siis nii-öelda õpetada midagi tegema, noh, see nüüd jällegi räägib väga spetsiifilistest toodetest, aga noh, kas sellega seotud mingisugused probleemid võivad ka lähtuda. Ja noh, mida ma tegelikult juba mainisin, ongi siis see, et kõige olulisem on aru saada, kas mingisugune eriregulatsioon on juba olemas. Ehk siis, kui meil on Euroopa Liidu mingisugune õigusakt, standard või on siis ka mingisugused siseriiklikud tervisekaitse ja ohutusnõuded, mis seda konkreetset valdkonda, seda konkreetset toodet reguleerivad, siis noh, nendele ta peab vastama. Ja see ongi nagu punkt, et siin nagu ülemäära palju seda vaidlemisruumi pole, mis on ka sama see minu toodud näide nende lambipirni või nende auto esituulepirnide kohta, kus kohus väga selgelt ütles, et kui see on ohtlik, siis seda müüa ei tohi, punkt. ja jah, ütleme üks asi jah, mida tõesti peab ka vaatama, on ka kõikvõimalikke paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhendeid, et võib-olla siin võiks tuua ka näiteks teema, mis puudutab näiteks mööblit, et mööbli osas on ju ka väga palju neid juhtumeid olnud, kus näiteks mööbel
on niivõrd ebastabiilne, et ta kukub näiteks lapsele peale ja, ja, ja siis peab ka seda vaatama, et kui näiteks seal ongi niisugune alustame sealt, et kas on siis juba see detail olemas, millega saab selle toote kinnitada seina külge. Ja teiseks, kas see juhend ka ütleb selgelt, et see pole mitte lihtsalt lisavõimulus, vaid see on tõesti asi, mida peab tegema. Et jällegi, et neid asju peab ka nagu kõike hindama. Ehk siis ütleme, selles mõttes ta tänane regulatsioon või see määrus on siiski suhteliselt karm, et kui ma mingisugust toodet müün, ma pean selle toote ikkagi väga põhjalikult üle vaatama. Ehk siis talle otsa vaatama, et mis siin laguneda võib, hindama kõiki neid juhendeid ja kõiki muid asju. Loomulikult see ei tähenda seda, et tootjana me vastuta ja nii edasi, aga lihtsalt probleem ongi selles, et kuna see üldine kohustus puudutab kõiki ettevõtjaid, siis see tegelikult kohaldub ka kõigile. Ja seetõttu jah, et põhiküsimus ongi, et kui rangelt seda regulatsiooni tõlgendatakse, kas siin lähevad mingisugused absurdsed reeglid ka juba käiku ja me varsti olemegi seal Ameerika praktikas või siis see praktika läheb nagu mõistlikumaks. Nüüd samamoodi, mida siis näeb määrus ette, see puudutab siis igasuguseid karistusi. See on siis nagu üldine kohustus, et liikmesriigid kohustuvad kehtestama sellised karistusnormid. Iseenesest, kui me Eestis vaatame seda toote ohutuse seadus või toote nõuetele vastavuse seadust, siis iseenesest need sanktsioonid on ka nagu olemas. Aga mis on nagu oluline just tuleviku vaates teada, on siis selline reegel, mis nagu määrusest tuleneb, et nende karistuste mõju peab olema ikkagi niivõrd suur ja hoiatav, et ennetada nende ohtlike toodete turule laskmist. Ja vot see on ka üks selline koht, mille puhul küsimus ongi, et kuidas Eesti seadused siin muutuvad, kas tulevad mingisugused uued karistused, sanktsioonimäärasid suurendatakse, sest ega see määrus kehtib ju eelduslikult väga pikka aega. Ja seetõttu me ei saa ka tänasest regulatsioonist nagu kitsalt lähtuda, et me peame ka vaatama, et mis siin nüüd selle määruse valguses ja teiste riikide praktika valguses hakatakse siis nagu Eesti reegleid muutma, et kui ka näiteks Euroopa Liidus tuleb info, et Eesti karistused on liiga leebed ja tegelikult seda määruse eesmärki pole rakendatud või ei saavutatud, ehk siis nad ei enneta ohtlike toodete turule laskmist, on ka see koht, kus me võime eeldada, et need karistused lähevad nagu ajas järjest karmimaks. Ja samamoodi see mõjutab kindlasti ka kohtupraktikat, et kui tekivad vaidlused selle üle, et kas näiteks mingisugune karistus, mida kohaldati, on põhjendatud ja vajalik, siis tänane määrus ütleb selgelt, et siin on ka see hoiatamise ja ennetamise funktsioon, mis tegelikult selgelt peaks tooma sellise olukorra kaasa, kus selline karistus ei tohiks olla selline sümboolne. Aga jällegi, see nüüd jälle lähme omakorda veel Eesti siseriiklikusse kohtupraktikasse, mis peaks siis enda menetluses ka arvestama neid juhiseid. Ehk siis jällegi ongi selline tundmatu küsimus. Ja kui nüüd järgi, see on sihuke natukene võib-olla mitte nii õiguslik, aga tõesti, et eks see kohtuvaidluste risk on olemas ja samamoodi, kui tulevad hoiatused, et a la Keijo E-pood kõiki neid reegleid rikub, ega ta ilmselt ka sellise mainele hästi ei mõju. Samal ajal me juba enne mitmel korral oleme jõudnud järeldusele, et need reeglid on üldised, neid saab tõlgendada väga erinevalt ja kuhu see mõistlik piir tõmmata. Ja ilmselt me jõuame ka sellisesse kohta, kus tegelikkuses ühesõnaga hästi palju sõltub ikkagi praktikast. Ehk siis mingisugust mõistlikku joont peab hoidma, aga ma tahtsin mainida on ka see, et see sõltub ka tootest. Et võib-olla kui me ikkagi hindame, et mul on 3 toodet, neist üks on suhteliselt ohutu, teine on keskmise ohtlikkusega ja kolmas on nagu väga ohtlik, siis ilmselt praktikas me jõuame ka järeldusele, et kui ta on ilmselgelt ohutu toode,
no siis ma võib-olla väga palju ei pea vaeva nägema kõiki nende asjade kontrollimisel. ja kui ta on väga ohtlik, siis ma pean tõesti nagu sõna-sõnalt lugema ka sellise kasutusjuhendi läbi. ja no mis ütleme jällegi näitena võib tuua, on ka see, et kohati need kasutusjuhendid on tõlgitud mis iganes programmiga ja noh, lihtsalt ei saa aru. Eks siin tekib ka kohe see sisuline pool, et võib-olla mul tõesti need hoiatused, juhendid on olemas, aga, aga tegelikult nende sisuline kvaliteet on niivõrd kehv, et tegelikult ei ole võimalik nagu aru saada. ja jah, noh, Euroopa Komisjonil saab ka pädevus, et ka nendel tekib sihuke võimalus siis näiteks mingisuguste toodete müügi keelamine või peatamine või ka piiramine. Ehk siis nii-öelda see üldine eesmärk, mille poole püüdleme, on siis tagada tarbijate kaitstuse kõrge tase. ja noh, vaata siin tekibki see koht, kus võidakse seda vinti nagu üle keerata ja siis võib-olla see tulemus ei ole päris see, mida me tahame. ja mis siis veel kokkuvõtteks ma tahtsin öelda. Ehk siis peab hästi tugevalt eristama, jah, okei, meil on veel tootjad ka, ehk siis nagu ma ütlesin, see tooteregulatsioon on lai, aga kui me ikkagi räägime puhtalt tavalisest e-kaubandusest, siis peab jah vaatama seda e-poode ja platvorme. et seal need reeglid on erinevad. ja noh, platvormi puhul jah, et platvormi puhul loomulikult ei eeldata, et platvorm vaatab kõik need tooted ise üle ehk siis nii-öelda sellise noh, ütleme see mingisugune mõistlik piir sinna tuleb, et mida peab jälgima, mida mitte. jällegi, see peab nüüd praktikas jällegi paika loksuma. aga kui mina enda toodet müün, siis ilmselgelt noh, minul on see info kõik olemas, mina ta ise kuskilt ostan, on ta tootja käest, on ta mingi edasimüüja käest. ehk siis minul on oluliselt rohkem esiteks ka võimalusi kontrollida näiteks mingitele nõuetele vastavalt, mingi sertifikaate vaja või mis iganes asju. ja samamoodi mina näen ka reaalselt neid kasutusjuhendeid näiteks, ehk siis mul on see toode nagu reaalselt olemas. kui vahendusplatvorm vaatab, et tema kliendid müüvad seal platvormil mingeid tooteid, noh, ega ta ei hakka ju nõudma iga seda toodet välja, et noh, see ei ole nagu eesmärk. aga samal ajal seal platvormil on jällegi kohustus selle portaaliga liituda, ehk siis nad ongi nagu erinevad. ja ja mis siis veel lõpetuseks, kuna aeg hakkab otsa saama, tahtsingi siis nii-öelda veel kokkuvõtte teha, et me ikkagi räägime tooteohutusest, et see on selle määruse mõte. ja see, nendest nagu eesmärkidest me peame ka lähtuma, kui me mingisuguseid konkreetseid reegleid tõlgendame ehk siis nad eesmärgipärased, mis ei tähenda seda, et meil on veel umbes 10 või rohkem reeglit, mis mingeid konkreetseid eritooteid reguleerivad. siis meil on siis jah, ütleme see toodete ohutuse loetelu, õigemini need kriteeriumid, mille alusel hinnata, on tegelikult ju päris laiaks aetud, aga noh, vähemalt meil on mingisugune list ees, ehk siis tead, kui see vaidlus tekib, kui teil ongi see ohtlik toode ja noh, ma ei tea, teetegi siis selline selle checklist'i läbi ja siis vähemalt, kui mingisugune vaidlus peaks tekkima, siis te vähemalt saate öelda, et aga näete, ma olen seda hinnanud, et kõik oli korras. ja jah, aga muud asjad siin võib-olla ei ole võib-olla ka nii olulised. ehk siis ja üks asi, mis mul slaidil eraldi veel ei ole, on siis ka veel need õiguskaitsevahendid, mis määrusest tulenevad. noh, siin nüüd otseselt ei saa väga öelda, et Eesti osas siin midagi oluliselt muutuks, et iseenesest kõik need tarbija õigused on ka kaitstud, aga noh, pigem saabki öelda, et Eestis tarbija õigustega ülemäära palju probleeme pole. et tarbijatel on niigi päris palju õigusi ja selles mõttes, et aga siiski jah, et see määrus meil ka eraldi kohustub tagama, et kui mingisugune probleem on, siis ka tarbijatel need õiguskaitsevahendid oleksid reaalselt olemas ja rakendatavad. nii, nüüd ma vaatan korra, mis küsimusi on ka tulnud. ma võin küsimusi otsast ette lugeda, siis on ka salvestuses hästi teada, millele vastata. Kas toote ohutuse hindamise kriteeriumid peavad olema kirjeldatud tootelehel e-poes, mis müüb alkohoolseid ja mittealkohoolseid jooke? Tooted ei ole ju ohtlikud. vot nüüd on küsimus see, et mille ma teilt peast ei oska vastata, on see, et
kas joogid lähevad toidu alla, sest see määratlus on toit. Lihtsalt ma tean, et teatud erisaluste puhul ka igasugused need noh, nii-öelda teatud joogid lähevad ka toidu alla, et ma ei julge praegu, ma seda poolt ei ole ausalt öeldes sellele mõelnud varem. Ehk siis ma ei julge teile praegu peast öelda, kas sellised joogid lähevad toidu määratluse alla või see jook on ikkagi päris omaette kategooria, et seda ma ei julge praegu vastata. nii, järgmine küsimus. Kui tootel ei ole kaubamärki registreeritud ja oleme tootjad, kas võime panna niinimetatud enda kaubamärgi nime kaubamärgiks või muu väljamõeldud nime? no selles mõttes jah, et tootja, ütleme, kui te vastate tootja kriteeriumitele, ma toon selle mõiste ka siia slaidile. Vaatame selle nüüd üle. Ehk siis, kui te olete isik, kes siis lasete selle toote välja arendada või valmistada ja te turustate seda toodet oma nime või kaubamärgi all, siis jah, teie oletegi tootja. Et noh, me ei räägi, ütleme, kaubamärk ei tähenda seda, et me oleme registreeritud, et mul võib olla ka registreerimata kaubamärk. Ehk siis põhimõtteliselt jah, kui teie ütletegi, et noh, ma ei tea, Keijo e-poe tassid on need, see ongi see kaubamärk, siis noh, faktiliselt ta on kaubamärk, ta on lihtsalt kaitsmata kaubamärk ja registreerimata kaubamärk. Aga noh, sisuliselt jah. Et nüüd küsimus ongi, et igal juhul te lähete nagu tootja kategooria alla. Nii. Üks küsimus, mis huvitab siin väga paljusid. Kui tegemist on tavapärase väikse e-poega, kus on selgelt mitmes kohas näha ettevõtte e-mail ja telefoninumber, kuhu pöörduda kõigi toodetega tekkinud küsimustega, kas sellisel juhul peab tõesti iga toote alla taas needsamad kontaktandmed kopeerima? No see on jälle tõlgenduse küsimus. Mina ütleksin seda, et kui on olemas ka nii-öelda kontaktide leht, see on arusaadav, leitav, siis minu arvates ma ei näe nagu probleemi, sellepärast et peab olema nii-öelda see info nagu edasi antud. Ehk siis noh, jällegi, see sõltub nüüd tõlgendamisest, aga noh, põhimõtteliselt toodete puhul nagu hinnatakse, et kas e-poes on see info olemas. Otseselt ei ütle ju määrus seda, et see peab olema samal leheküljel, vaid lihtsalt toote, kui ma müün tooteid, mis selle määruse reguleerimise alla nagu lähevad, siis ma pean tagama, et need nõuded on täidetud. Ja noh, lihtsalt toon suvalise näite, et kui on mingisugune toode, kus on kõik need ohutusmärgised info, siis noh, eelduslikult see on niikuinii lingiga kuhugi mingisugusele teisele lehele, kus on ta siis PDF-il või mis iganes kujul. Ehk siis noh, jällegi, et see sõltub tõlgendusest, mina tõlgendaksin seda küll niimoodi, et kui on mul ikkagi väga selgelt toodud välja kodulehel, et siin on kontaktid, siin on ka nii-öelda ohutusega seotud kontaktküsimused, siis see võiks olla piisav. Ja hakata nüüd selle iga lehe alla kopeerima. Ma arvan, siin tekib juba selline ebamõistlik asi, et noh, jällegi sõltub tehnilisest lahendusest, aga kui kohati näiteks telefoninumber või mingisugune kontakt muutub ja hakata seda iga lehe all muutma, siis siin lihtsalt võivad tekkida nagu sellised probleemid, et see info on nagu eri kohas erinev. Ehk siis noh, minu tõlgendus on küll selline, et kui on väga selgelt need kontaktid välja toodud, siis ma ei näe probleemi ja seda ei pea kopeerima iga lehe alla, või iga toote noh, nii-öelda alamlehe alla. Ma küsin veel ühe. Ma ei oska öelda, et kas see kehtima jääb. Ja, küsin ühe kiire küsimuse veel, et kui teha tootel olevast ohutusinfost siis pilt ja panna see e-poodi tootelehele üles, kas see on okei lahendus? Jah, selles mõttes, et ma ei näe nagu probleemi. Pigem on küsimus selles, et kas noh, on ta nagu loetav, et kui see tekst on nagu arusaadav, siis see on ju täiesti okei. Ja muidugi teine asi, mida vaatame, mis keeles see on. Et kui see tekst on noh, mis iganes keeles, inglise keeles, hiina keeles, noh siis siin tekivad kohe probleemid, et tarbija ei saa nagu aru. Aga põhimõtteliselt jah, see info tuleb edasi anda. Minu arvates jällegi, et kuidas seda mõistlik edasi anda, see jällegi sõltub tootest ja kui ta faktiliselt on edasi antud, siis see nõue on ju täidetud. Kas me jõuame veel kiired küsimused mõned? Ja, ma siin nüüd ise lugesin ka. Ja. Kas määrus on eesti keeles kättesaadav ja et kõikide Euroopa Liidu õigusaktide kohta saabki öelda, et kui te juba guugeldate seda numbrit, siis te enamasti üks esimesi vasteid ongi see Euroopa Liidu lehekülg, kus on kõik määrused ja ka kõik teised õigusaktid kõikides Euroopa Liidu keeltes kättesaadavad, ehk eesti keeles kaasa arvatud.
Kairi küsib veel, et iga toote juurde käitleja maaletooja infot lisada tundub olevat liigne. Kas piisab ka, kui e-poes on üks ühine info maaletooja kohta? No sellisel juhul te peate olema ikkagi kindlad, et te müüte ainult ühele maaletooja asju. Et kui me nüüd räägime sellest kontaktist, mis oli esimene küsimus, siis see tundub nagu loogiline, et e-poe kontakt on nagu ühes kohas. Aga kui me nüüd räägime maaletoojast, noh jällegi, et kui teil on, noh lihtsalt ma üritan nagu mõelda, et kui teil ongi kodulehel on mingisugune eraldi, noh ütleme, nähtav link maaletooja info ja teil ongi nagu igal pool kirjas, et te müüte ainult ühe maaletooja tooteid, noh siis see võiks nagu okei olla. Aga jällegi, et ma arvan, et lõpuks me jõuame sellisesse olukorda, kus me hakkame tõlgendama seda, kas keskmine tarbija saab aru või ei saa. Et siin nüüd kõik, ma arvan, et see sõltub detailidest, et kui teil ongi nagu terve e-pood on nii-öelda välja toodud, et me olemegi selline ettevõte X, kes on siis maaletooja nii-öelda üks nii-öelda e-poodidest, üks nii-öelda edasimüüjatest ja ütleme, siis igal pool on nagu ühtne info. No siis ma arvan, et see võib-olla isegi võiks okei olla. Aga kui ma lähen nagu tavalisse e-poodi, kus ma ikkagi eeldan, et iga toode või noh, mingis ulatuses on tooted erinevatelt tarnijatelt ja mulle ei jää nagu seda muljet, siis noh, siin ma arvan, et siin võib tekkida probleeme. Eks see nagu sõltub. Aga noh, ma ütleme, siin ma küll soovitaksin, et pigem pange ikkagi iga toote alla. Või siis pange kasvõi link, et maaletooja info on toodud nagu ma ei tea, kuskil peamenüüs või midagi sellist. Et noh, ütleme maaletooja puhul ma jah, ütleme klassikalise e-poe puhul ise eeldaksin, et neid maaletoojaid ongi võib-olla seal mitmeid, kui mitte sadu, kui suurtest e-poodest räägime. Ja seal nagu see ei tundu enam väga okei. Aga jällegi, sõltub detailidest. Ja Kairi Aga muidugi toote juurde kirjutas, mingisugunegi viide, ma arvan, siis juba, kui teil tõesti ongi üks e-pood või mitte üks e-pood, üks tarnija, siis kui te kuidagi lingite seda või viitate, noh siis see võiks nagu okei olla, aga noh, ma ei julge seda ka soovitada, et ainult niimoodi, et noh, siin võib tekkida vaidlus. Kairi täpsustas, et ise olemegi kõige maaletoojad. Ja, aga kui te olete, noh jah, siis, siis see peakski nagu olema üheselt arusaadav. Ehk siis, kui ma lähen tavalisse, noh ütleme, see peabki, ütleme, kui ma tarbijana lähen sinna lehele ja tutvun sellega, kas see on mul üheselt selge või mitte. Et kui ma lähen tavalisse e-poodi, siis mõtlen, mul pole õrna aimugi, kes need maaletoojad on ja kui palju neid on. Ehk siis selles mõttes see kõik sõltub detailidest, et kuidas see koduleht on üles ehitatud, mis need tekstid on, kuidas te nii-öelda turundate, et noh, ma arvan, siin hakkavad detailid mängima. Küsitakse veel, et kas on ka mingi põhjus, miks antud seadus ei kohaldu teatud kategooriatele, näiteks loomatoit, kahjuritõrje, et kas neile kohalduvad siis juba teised karmid nõuded, millega kaetakse tooteohutuse nõuded ära või Ja, et mitte? no kui me räägime näiteks toidust, siis toit on üks kõige rangemini reguleeritud valdkond üldse. Ehk siis ma nüüd ei hakka teile mingisuguseid viiteid siia tooma, aga jah, kui te nagu tegelete toidumüügiga, siis see on täiesti teised reeglid, noh, seal on juba need ohutuse reeglid on, noh, see, mis ma täna rääkisin, noh, pigem nad kui ei kohaldu. Et toidu puhul ongi noh, täiesti teised juba selle hoiustamised ja kõik muud asjad. Et toit on täiesti eraldi reguleeritud ja täna me ikkagi räägime sellistest nii-öelda noh, tavalise e-poe asjadest. Hästi, nüüd tundub, et kriitilisemad küsimused saavad vastatud. Üks tuli veel, et kas energiajookide müümisel peab tootekaardil tooma välja vastutustundliku tarbimise vanusepiirangu? Vot see on nüüd üks koht, mille kohta ma või enne ka mainisin, et ma nüüd ei julge öelda, kui laialt seda sõna toit tõlgendada. Et ma ei ole kindel, kas see määrus nüüd kohaldub jookidele või mitte, et see on täitsa huvitav küsimus, seda peab korra üle täpsustama. Et kui nüüd need joogid lähevad, ma eeldan, ütleme, et ma eeldan, et need joogid lähevad kõik toidu alla. Ja siis sellisel juhul see määrus nagu üldse ei kohaldu, aga ma ei julge seda kindlalt öelda, sest jah, ma selle koha peale polegi nagu mõelnud. Nii, aga hästi, ma Aga jah, loodan, et et kontaktid on ka olemas, et kui kellelgi veel mingeid küsimusi tekkis, siis nagu ma ütlen, see on uus määrus, kehtinud on see umbes 1,5 kuud. Et eks siin neid praktika on kõik veel paika loksumas ja noh, see ilmselt võtab veel aastaid aega. Aga jah, et kui mingeid küsimusi on, eks me saame siis koos arutada ja mõelda, et kuidas mingisugust probleemi lahendada, et kontaktid on olemas ja võite ühendust võtta. ja just.
ma loodan, et saite mingidki vastused, saite selgemaks pildi ja aitäh selle Keijo. Ja tundub, et ei ole rohkem küsimusi, kui jooksvalt veel tekib, siis andke märku. Aga praegu siis lõpetame. Aitäh, head aega!